Täna me teeme Pommi. pommi. Selle jaoks on teil vaja tavalisi korke, püssirohtu. Loomulikult teate, kuidas seda teha juba. Süütenööri, teipi. Teipi. Päris palju teipi. Teipi on palju vaja. Alustate sellega, et teete augu siia sisse. Täpne. Tihe peab olema. Mahedalt tihe. Nii. Nüüd täidate selle Teise poole. Poolenisti püssirooga. Tükku natuke rohkem alla. Kui te lapsed ei tea, siis püssirohi on ohtlik. Väga ohtlik, sellega ei tohiks midagi teha. Anna veel. Veel. Natukene. Püssirooga võite endale jalad, käed ja mõned muud esemed osast ära lasta. Püssiroog pole mänguasi. Nii, see on normaalne. Nii, ja nüüd panete nii, et süütenöör läheb siia. Püssiroogu sisse. Ja siis võtate Malviteipi. Mehised. panete Normaalse tugevusega ümber. Et tihe oleks. nii, muidugi peate siit ka veel Süütenöör, et ta oleks kindlalt. nii, nüüd võtate natuke kõvemat teipi. MacGyveri või alligaatori teip. Võib ka isoleeri kasutada. Paremaks isoleerida. Aga mingi majal isoleeri ei tunta. Tihe. Ja nii põhimõtteliselt see asi toimibki. Muidugi võite, kui teil on seda liimipüstol. kuuma seda liimipüstolit selle süütenööris ja kingi.
kõvemini panna, aga meil praegu ei ole seda, paneme teibiga. Ja meil on siin veel, palju meil kork on siin? 2 pommi saab veel teha. 2 pommi teeme veel, siis lähme õue ja laseme nüüd õhku. Ja Nüüd me oleme jälle oma looduskaunis kohas Viljandi järve ääres, kus me siis proovime neid pauke, mis me valmis tegime, et mida nad teevad üldse. Selle jaoks paneme sellise kivi peale. Kõigepealt, kui te pauku tavaliselt teete, vaatab teid kedagi ei ole. Näiteks praegu kui inimene paadikas pauku ei saa teha. Kui te vaatate, seal on töötajad, siis kui me pauku teeme, siis nemad kuulevad. Oodame kallale. Läpisatega. Ja kui te sinna vaatate, seal on uus maja, mis ehitatud minu kohti. See on Viljandi linavaade. Nii, kõige lihtsam tikud. Hansa Kändel on meie toetaja. Eks ju? Panete... Juuksed elu eest! Oh! Suno! Vaat see korpu pitsin. Pöörd! Näete? Lup jäetu noh, seda. Täis on rüssi olla. Oh! Ma olen nüüd oma teises testsaidis, kus me paneme veel ühe paugu põlema. Siin on hea kaja. Aga täna vahel on see kuntsu minna. Tere! Tervist! Kindlasti olete tahtnud kuumal suvepäeval jäätist. Näiteks pood on kinni või näiteks jäätis pole. Seega teeme ise jäätist, aga miks ka mitte. Kõigepealt on vaja klaasitäis piima. Siis on vaja suhkrut, kakaod või vaniljat. Vaniljat täpselt. Seda on väga raske saada, aga Siis siuke suurem kausitäis jääd. 2 krippkotti. Nad ei pea vist just kripp olema või? No peaks tulema. Ja soola, kõvasti soola. Täpselt nii, hakkame peale. Tunde järgi suhkrut. Siis veidi kakaod ka. Sajandisse on ei tea siin. Veel üks täis jah. Nii, siis on veel igaks üks natuke suhkrut. Tahame sükest teada. Ja oleme valmis kohe segamisega. Miks üle ära asjad? Saad tõlmu.
nii, nüüd võib vist see kotti valada selle asja. Arad survega. Nii. Ilus selle. nüüd tõmbab kott kinni, nii et õhkugi sees poleks. Ole kindel, et see kinni on. Nii, on igaks niimoodi. Topime siia sisse. Nüüd hakkame siit. Ja et sisse loopime. Nüüd oleme kohe valmis. Jää on peaaegu, jah? Ja nüüd tuleb kõige tähtsam osa siia. Sool, mida saaks panna. Mehiselt. Tead nüüd. Pool klaasitäisti, kes soola, kohe kõvasti pane. No natuke veel. Noh, pane veel natuke. Pane ikka mehe moodi, jah, niimoodi täpselt. No, nii vaikselt on ikast. Nüüd tuleb see suurem kott ka kinni tõmmata. Ja umbes 10 minutit tuleb kõike seda koti sisse niimoodi õõruda. Nii, ja nüüd peaks see asi juba piisavalt kõva olema siin. Nii, välja võtta. Sükseks julgeks on ta muutunud. Ja siuke kõva mass. Opa. Ära eriti seda sisse pane, sellepärast seal on ju nagu sool sees ja see on natuke soolakas. No aga mis see sool meelde teeb? No jõuka hästi. Ja kui te olete valmis, võite lisada igasuguseid näiteks maitse ja iluasju. No. Näiteks ükseid värke. Ja näiteks tähekesi sükeks ilusaks õhtuks. Ja nüüd võib seda valmisprodukti proovida. On hea. Täitsa normaalne. Nagu poest ostetud täpselt, nagu poest ostetud, noh.